Tere head televaatajad, mina olen Liisa Indra ja te vaatate taas Ela hästi saadet. Tänases saates teeme maagilise kakaorituaali väelauliku ja maailmaränduri Tom Walsbergiga ja tema poja Ramsesega. Praegu aga lähme külla šamaan Kotkasulele, kellega me teeme samuti ühe maagilise rituaali. Minuga on šamaan Kotkasulg Evald Piirisild. Siin on hästi mõnus energia praegu, ma soovin, et see kõik tuleks edasi ka läbi kaamerate. Sa võitsid selgeltnägijate tuleproovi ja oma missiooni kohta oled öelnud, et see on nagu sulg, et sa kogud teadmisi ja siis jagad neid. Räägi oma missioonist. Minu missioon peale seda tuleproovis käimist ongi see, et kui mul anti nimi Kotkasulg, ega ma siis veel ei mõistnudki, et miks mul just selline nimi anti indiaanilaagris. Ja nüüd peale seda pikka aega, peale neid õpinguid, peale neid rändakuid erinevates paikades siin emakese maa peal on, ma mõistsin seda, et ma olengi see, et ma pean käima mööda ilma, koguma neid erinevate maade inimeste vanu rituaale, vanu kombeid. Nüüd ma saan oma teadmisi ja selliseid kogemusi inimestele siis välja rääkida ja aidata neid. Sa võtsid siia kaasa kõiksugu põnevaid asju, hästi palju põnevaid asju ripub sul küljes ja on siin ümber. Neil kõigil on tähendus ja selline energia ümber, et tutvustasid mõnda asja. See on lihtsalt tavaline puupulk, millega rännaku ajal saab laulda kotka laulu või teha mingit linnuhüüdi. Aga ta on huvitav see, et ta paneb ka kassid miskit pärast jooksma ja elama, et kui seda pilli puhud, siis kassid jooksevad sulle, tulevad siia kõhu peale. Siis siin on piisoni küüned. Indiaanlased muidugi teevad omal tantsu sellega, vajad ümber jalavata, siis kui nad tantsivad, eks ole. Et mul on neid 2 paari, aga mina kasutan seda omal rännaku kaasus ikkagi inimestele sellise puhastamist, kus ma siis natukene krudistan sealt seest neid muremõtteid välja ja valusid välja, et siis on neil siin niisugune hobupiits. Mis piits see nüüd siis on? See on ju saba. No sellega ma teen ka oma rituaalidel erinevaid asju, ka puhastamisel. Siin tüdrukud on, kes tahavad omal uut poissi saada või niimoodi, siis sellega annadki laksaka väikse. Ja mis see teeb siis? Kas sa saad nüüd minema siin? No, aga mis on siin veel siis? On see leib ja piim. Piim kui selline on üks pühamaid jooke. Piimaga ma teen tänurituaali siis jah, sellist sulle ka. Saad oma ema tänada. Ja siis peab leiba võtma ka veel peale? No ja leib on veel eraldi jutt. Okei, nii. Leib on siis meie tänu isadele, vanaisadele, vanaisadele. Et nemad on ju need, kes siin maa peal harivad põldu, külvavad vilja, koristavad, toovad koju ja ema küpsetab siis selle. Okei, ma panen siis oma huuled siia juurde, sest et ma olen valinud selle, et ma loomset toitu ei söö. Ja piima maitse. On. Ma tegin sul nüüd huulepulgaseks selle siit. Ei ole midagi. Nii, aga aitäh. Tõesti, sa oled ainukene, kellega ma olen piima joonud. Noh, eks sa oma emaga jõid ka ikka.
emapiima ma jõin, ma seda kindlasti arvestasin. On sul lugusid ka põnevaid tervendamistest, ravimistest, mis sul on ette sattunud siin viimasel ajal? Kõige suurem rõõm oli mul sellest, kui üks, mis ta võis olla, 25-aastane tüdruk tuli mu juurde murega, et ta on juba 2 aastat vist olnud hädas oma kõhuga, mauaavandid, soolestik on kuidagi kehva ja keel. Suu oli tal ka juba nii, et ta ei saanud süüa eriti midagi, igat asja. Keel oli tume lilla ja sellised valged, nagu korpunud, sellised moodustised olid tal keele peal, päris kole oli. Et kõigepealt hakkasime nagu suuõõnest pihta, et oma neelamine ja siis ta öelda siit kõik see süljenäärmed ja värgid, et siit saaks asja nagu korda, küll siis läheb see allapoole ka pärast. Ja ega ei läinudki siis palju mööda, me olime Võhma rahvamajas, siis kui meil see üritus läbi sai, siis ta tuli mu juurde ja näitas mulle keelt, ütles, et Evald, näe, mul on nii ilus roosa keel. Võt siis on tõesti siuke, et vahest tulevad nagu öelda rõõmupisarat endalgi, et ma lasin tal kõigepealt vist 3-4 päeva suud loputada ja siis ta hakkas juba jooma ka. Sa andsid talle midagi erilist siis, oma asja? Ma andsin talle oma asja juba. Eks meil igal ühel ole omad siuksed mingid, see ei olnud mingi nõiajook, see oli täitsa tavaline tetramaran tegelikult. Mis see veel on? Tetramaran kasvab meil siin Eestis, on üks kõige väekamaid ravimtaimi, mis maa sees kasvab. Väga hea on panna teda viina sisse, ütleme 50 grammi tetramaranat, pool liitrit viina, paned ligunema, noh, nädal-2 loksutad, siis tast tuleb sellise konjaki värvi, selline väga mõru jook on muidu, aga ta tohterdab sul kõik, mis on siin allpool. Südant ta ei ravi ja kopse ka, aga kõik siedimised asjad. Et sa tegid läbi indiaanilaagri ja siis reiki ja oled kasvanud selliseks väekaks šamaaniks. No reiki oli selle asja algus tegelikult. Ja ma olen reiki õpetajale väga-väga tänulik õpetaja. Leili oli mul Kanadast. Tema oli see, kes mulle tõi uuesti tagasi selle elutahte, võib öelda siis niimoodi. Kus see sul kadunud oli siis? No eks mul olid ka omad probleemid ja ma olin ikka mitu kuud Balderjani ja valitooli peal, et noh, ma olen ka seda teinud. Noh, eks ikka ole. Aga tänu temale jah, tuli nagu öelda see esimesed õpetused asjad. Siis mul üks hea reiki sõber ütles, et Evald, sa pead minema indiaanilaagrisse. Seal ma sain ka palju tarkusi, õpetusi, võib-olla et isegi esimesed nagu öelda, suuremad kogemused, nägemused tulidki sealt. Aitäh, Evald, et sa jagasid oma mõtteid ja nüüd selle raamatu siis samamoodi loosime välja Vaata ela hästi saadet. Ja. Facebookis ja nüüd me kuuleme veel muusikat ka. Teeme siis. Teeme ilusa lõpu. Me oleme täna minu juures kodus ja siin on Tom Valsberg, kes on väelaulja, kirjanik ja maailmarändur ja temaga on kaasas poeg Ramses. Me oleme siin selleks, et teha ühte erilist jooki.
Tom, ma olen märganud, et viimasel ajal on tulnud esile ühed erilised tseremooniad, kakaotseremooniad ja sina teed neid Adilas, kus inimesed tantsivad pikalt, ägeda muusika järgi, ei tarbi alkoholi, ei tarbi üldse mingisuguseid uimastavaid aineid, ainult kakaod. Mis selles kakaos on nii maagilist? No me oleme õppust võtnud need vanadelt iidsetelt maiadelt, kes nimetasid seda siis jumalate toiduks, Theobromina, ja kõik nende pidustused maiadel toimusid ainult kakaoga. Sellepärast, miks siis, et kakao siis tõstab südamerütmi, alandab vererõhku, ta aktiveerib füüsiliselt südant, mis tähendab seda, et kõik need inimesed, kui nad midagi koos teevad, siis nende tundemaailm on rohkem avatud. Ühesõnaga, ta annab siukse nagu vurtsu sisse ja see ei ole see kafeiinivurts, see on Theobromina vurts. Ja kui sa jood selle ühe tassi kakaod ära, siis sul on mitu 2-3 tundi pehmemalt kõik see energia. Küll, aga see vist ei ole tavaline kakao, mida sa niimoodi jood, eks, et lähen poodi, ostan pulbri ja siis joon kogu aeg kakaod, et sina teed seda kuidagi teistmoodi vist. Jah, tegu on siis toorkakao pastaga, mida on, kui mina kuulen toor, siis ma mõtleks ka, et üldse pole kuumutatud, tegelikult on. Kui alla 45 kraadi on kuumutatud, siis nad nimetavad seda veel tooreks. Ehk siis kõik need ained, mis kakaos peaksid olema ja üldse, et see kakao meil oleks kehale ka hea, on seal veel sees. Seda saab pakkuda kõikidele, isegi lastele väikses koguses, koertele ja hobustele ei tohi seda pakkuda, nad võivad ära surra, sest neil ei ole neid ensüüme, et üldse kakaod seedida. Oled sa ka proovinud seda jooki, Ramses? Ja olen küll. Mis sina ütleksid selle kohta siis? Minu jaoks on see natukene nagu liiga mõru, aga muidu on hea. Täna me teeme seda jooki ka siin minu köögis ja katsetame järgi, et ja jagame muidugi ka retsepti, mis me tegema peame, et sükust võlujooki teha. Ma arvan, et kuna mina olen seda kakaod juba teinud korda, siis ma juba seda oskan. Just. Nii et ma arvan, et teie võiksite seda kakaod teha. Meie teeme, okei. Ma võin teile kohe öelda, mida nüüd tegema peab hakkama. Nii. Siia sisse võib panna sellest kakaopasta tükkidest umbes 2 väikest peotäit. Peotäis niisugune. Huvitav küll, aga terve tee lusikatäis läheb seda soola sinna. Siis kaneeli läheb 1 lusikatäis. Nii et oluline on see, et see vesi oleks soe, aga mitte kuum. Nii et ma proovin selle kuskile 50 kraadini saada, umbes pooleks selle keedetud veega. Siis on siin veel kardemon, siin on ingver ja siin on tšillipipar. Ainuke asi, mida üldse on vaja siia panna, on tšillipipar, sest ta aktiveerib teatud aineid selles kakaos. Paneme nagu näpu otsaga või? Tšillipipar ma paneksin veerand lusikatäit. Pane siis sa veel vähem kui veerand? No umbes niimoodi, jah. Ja ingverit paneks ka umbes pool ja kardemoni võib panna isegi terve selle väikse. Ingver on see järgmine sinna? Ja umbes niimoodi. Nii, kas meil on kõik sealt nüüd sisse pandud? Nüüd on meil vaja kindlasti mett. Nii et kui me tahame, et see asi oleks magus, võime alustada äkki 3 lusikast, 1 korralikust. 3 lusikast? Ja, aga pärast me maitseme ja kui me tahame magusamad, siis me teeme ta magusamaks. Kakao on värava avaja. Kui sa nagu jood selle kakao ära ja mitte midagi ei tee, siis võib-olla sa ka mitte midagi erilist ei tunne. Noh, kui sa võtad kakao ära, käisid jalutamas, sa ei pruugi otseselt nüüd aru saada. Kui sa hakkad nüüd laulma või tantsima või sõpradega rääkima, siis sellest saab mingi asi. Ta vajab nagu kommunikatsiooni. Et ta ikkagi eeldab loometegevust siis endast millegi välja või siis teine asi on täitsa sisse. Et sa jood selle kakao ära ja nüüd mediteerid. Ja siis, et te teaksite, on täitsa olemas selline asi nagu kakaopuhmakas. Jah. Ja kakaopuhmakas tuleb sellest, et selleks, et seda kakaot seedida, läheb kehal ressurssi, teatud ressurssi. Ja kui sa unustad juua vett pärast seda, ehk siis sa jood selle kakao, tantsid seal pööraselt ja tollel õhtul sa võiksid juua vähemalt 1 liitri 2 vett. See on kogu lahendus. Kui sa jood vett, siis seda puhmakat ei tule. Oota, ma tahan nuusutada seda kohe, kuidas siit nüüd tuleb. No kas on šokolaadilõhnaga või? Jah. Kakaojoogilõhnaga, aga midagi on nagu lisaks veel tõesti. Siin on tunda seda kaneeli ja tšillit isegi natukene. Kui te olete valmis maitsma, siis me võime seda nüüd teha, aga teeme väikse palve ette. No teeme palve. Nii, kuidas käib? Võtame oma see topsike kätte, ma korra kõlistan kellukest natuke siin. Oleme tänulikud selle kakao eest.
ja nende inimeste eest, kes on seda kakaod meile valmistanud ja kasvatanud, saadame meile tohutu tänu. Aitäh, et see kakao avab meie südame, avab meie meeled, avab meie tunded, et me saaksime täna veel tundlikumad olla, et me saaksime laulda nagu keegi kuuleks ja tantsida nagu keegi vaataks. Et me oleksime lihtsalt julgemad ja avatumad teiste inimestega suhtlemises. Ja et äkki me saame täna midagi kas või väikest, aga head kellelegi teha. Aitäh! Aitäh! Kõik teeme võntsid? Nii, väga hea. Intervju jätkub niimoodi. Ramse sõbra üldse võntse tee veel. See jook on ääretult mahe, magusust siin küll liiga palju pole. Minu lemmikosa on selline kakaovaht siin peal. Sa oled vana laulumees ja bändimees, et sul oli Indigo lapsed ja kõik värgid. No ja mina olen see bändimees, kes ma ei tea, 15 aastast tagasi alustas bändidega solistina, nii et ma üldse ei osanud laulda. Ma Somnambuulis laulsin. Kuula vana, Somnambuul on juba äge bänd, aga seal mingi tüüp seal nagu räägib või jaurab peale, üldse ei oska laulda. Isegi Indigo laste alguses. Ma soovitan muidugi sama kõigil teha. Tõima näoga teed edasi ja vaata, nüüd juba oskan. Nüüd on juba väga ilus, on ju. Võib-olla 5 aastat juba pärast. Alguses oli kohe ikka nagu enamus läks mööda, aga ikka tegin ja inimestele meeldib. Ja siis ma ütlesin, et no kui neile meeldib, siis ma laulan edasi. Sa teed tähtsad nägu, et nii peabki olema. Me olime seal kontserdil sinuga. Sa ütlesid, et laulma see üks näo. Siis ma lausin valet laulu ja siis ma hakkasin kohe õigt laulu laulma. Meil oli väga, kuna meil on luba eksida, kõigil on luba eksida, kes on täiesti vabalt ja siis ma ütlesin, Ramses hakka nüüd laulma ja siis Ramses hakkas laulma teist laulu. Sest just me olime harjutanud ühte teist laulu ennem, on ju. Ja siis ütlesin, Ramses, laula seda teist. Ja siis on nii tore, kuidas see andis rahvale nii palju, et Ramses ei olnud mingi tavaline inimene, ma olin püha müristud, ma läks nüüd sassi, ma rikkusin kontsert ja teada, ja kui Ramses oli mingi, ma laulan seda teist laulu, davai, kohe läks teine laul lahti. Ja see on nagu see, inimesed arvavad, et nad proovivad uusi asju ja kõik peab kohe välja tulema. Ei pea nagu, kõik, kui sa võid eksida, kõik. Ja see, et ta eksis, andis inimestele nagu nii palju. Ta nii loomulikult eksis, nii loomulikult parandas oma vea, et kõik tundsid, kui lihtne nagu, et ma võin ka nagu eksida. Tom, peatselt tuleb siis üks kakao tantsupidu jälle emadepäeva puhul ja Ela hästi vaatajatest 2 saavad minna oma kaaslasega sinna tantsima, kogema seda imelist kakaoväge ja siis olema sinu maagilise muusika sees. Räägi sellest vähemalt. Üldjuhul on see 4-tunnine, nagu ma ütlesin, 4-tunnine sündmus. 2 tundi on sellest siis kakaotseremooniat, millest üks osa on heli. Mul on tavaliselt palju abilisi, kes siis inimesed on meditatsioonis, kus me mängime flööte, kelladega, torupilliga, avardame võimsa nagu muusika teed nad lihtsalt, et nad oleksid kohal, siis me hakkame koos laulma, teeme selle ühisruumi, on ju. Ja siis sujuvalt 2 tunni pärast umbes läheb see koht üle, kus siis inimesed on muidu istunud, seal maas joonud seda kakaod, läheb see üle ekstaatilisest tantsupeoks. Ja siis lõpus tund aega pälistatakse. Täpselt, peale seda, kui kõik saab läbi, see ei ole kohustuslik, aga juhtub üldiselt nii, et pärast seda, kui pidu saab läbi, veel tund aega kallistatakse. 4 tundi on pidu ja siis 5 tundi on kallistamine. Tund aega? Issand korra. 2 inimest võidavad 2 piletit fantastilistele emadepäeva pidustustele. Kakaotseremoonia Adilas toimub juba 11. mail. Sina ka võid selle võita, lihtsalt mine Facebooki lehele, mis on siin all nüüd, vasta küsimusele ja me valime välja 2 inimest, kes saavad tulla koos kaaslasega kogema seda ägedat maagiat. Ja nüüd teeme natuke mussi. Ärka ülesse, mu kallis vend, sa vaata mulle silma ja näe seal iseend. Ärka ülesse, mu õke hea, nüüd särada võid julgelt, enam kartma sa ei pea. Sest maailm hoiab sind, lihtsalt ärka kohe üles ilusin.
minevikku ette teadma ei pea. Minevikust võtta kaasa, mis hea. Nüüd äratame koos need lauluread. Ärka ülesse, mu kallis vend, sa vaata mulle silma ja näe seal iseend. Ärka ülesse, mu õige hea. Nüüd särada võid julgelt, enam kartma sa ei pea, sest maailm hoiab sind lihtsalt. Ärka kohe üles, ilus hing. Tulevikku ette teadma ei pea, minevikust võta kaasa, mis hea. Nüüd äratame koos need lauluread. Ärka ülesse, mu kallis vend, sa vaata mulle silma ja näe seal iseend. Sest maailm hoiab sind lihtsalt. Ärka kohe üles, ilus hing.